Hei, Kirsten siin, ma olen ikka veel Kirsten ja täna on meil siis külas Haide Männamäe ja Toomas Tross-Tunt kui siis Piip ja Tuut. Kuidas teil üldse läheb? Tere kõigile, tere! Hästi läheb. Läheb muidugi hästi, jah. Okei, aga esimese küsimusena siis küsiksin, et kuidas te siis leidsite tee oma ametini, mis on siis klounid ja üldse etenduste tegemine, ma saan aru, ja miks te siis valisite selle? No kõigepealt me õppisime näitlejateks. Ikkagi pärast keskkooli lõpetamist läksime teatrikooli, mis oli siis PEDA, ehk siis praegune Tallinna Ülikool. Tallinna Ülikoolis oli näitejuhtimise eriala. Seal õppisime mõlemad 4 aastat. Siis vahepeal tegime teatris tööd. Ja siis tuli Toomasel geniaalne mõte minna Kopenhaagenisse. No see mõte tuli, ma veel ei teadnud, see geniaalne on. Aga kuna oli aasta 93 ja Eesti oli värskelt taas jälle vabaks saanud ja maailm oli värskelt taas jälle lahti, siis oli see piisavalt põnev minna kuhugi teise riiki ja teise linna teatrikooli juurde õppima. Ega me väga täpselt ei teadnud, kas me sealt midagi juurde suudame õppida, sest kui sa oled ikkagi juba 4 aastat teatrit õppinud ja pärast seda ka siis teatris töötanud näitlejana või lavastajana või teatritegijana, siis sa arvad, et see maailm ongi selline. Aga õnneks oli see teatrikool seal Kopenhaagenis, mille nimi on The Comedia School. Piisavalt eriline, nii et juba esimestel nädalatel me saime aru, et sealt koolist on meil väga palju õppida ja me hakkasime sõna otseses mõttes ahmima kõike seda, mis meile seal pakuti ja maailma pilt ja arusaamine teatrist läks aina suuremaks ja laiemaks ja uhkemaks ja saime tuttavaks maskiteatriga seal, saime tuttavaks pantomiimiga, loojutustamisega, kabareega, commedia dell'artega ja ka klouni etendustega ja klouniks olemisega. Jah, et selles mõttes, et see oli selline teatrikool, ütleme, kui me selle lõpetasime, siis selle paberi peale, mille siis me saime sealt, oli kirjutatud, et 2-aastane näitleja treening ja see oligi sõna otseses mõttes treening, et meil nagu loenguid kui selliseid ei olnud, kus me siis istuksime ja meil on vaja ette valmistada mingit raamatust loetud tõde, siis seda ei olnud, küll anti meile kohe esimesel päeval nimekiri raamatutest, mis oli lihtsalt A4 peale välja trükitud. Ja see oli selline soovituslik nimekiri, et kui on huvi, siis saate lugeda. Aga see ei ole midagi, mida sa ilmtingimata pead tegema. Küll aga oli igal hommikul oluline kohale ilmuda, sest 2 korda nädalas oli meil akrobaatika ja 2 korda nädalas olid meil siis hääletunnid, aga iga päev algas korraliku soojendusega. Nii et kui me 97. aastal Taanist tagasi tulime, siis me olime oma elu parimas vormis. Okei. Kui kaua te siis olete üldse oma tööd teinud? Näitlejatena me olemegi, ehk siis Tallinna Ülikooli me lõpetasime mina 91. ja Haide 92. aastal. 93 lõpetasin mina. 93, siis olid 92 järelikult. Mina 92, ja just, ja muidugi. Jah. Aga Piip ja Tuut on koos tegutsenud üle 25 aasta juba. Jah, et ainuüksi need karakterid on meie elus olnud juba üle 25 aasta. No näitlejad olime me enne seda ka. Ehk siis ütleme, näitlejad oleme olnud kokku juba vast ehk üle 30 aasta. Et kohe kui kool läbi sai, siis mina läksin Viljandi Ugalasse tööle. Olin seal 2 aastat näitleja ja siis läksime Kopenhaagenisse veel lisaks teatrit õppima. Ja Kopenhaageni teatrikoolist naastes, ega me siis kohe, me ei arvanud, me arvasime, et me oleme ikkagi näitlejad edasi. Ja ega me ei plaaninud, et nüüd me hakkame ka klooni etendusi tegema. Ja niimoodi juhtuski, et me tulime sealt tagasi Taanist ja mina läksin Vanalinna stuudiosse, Haide läks VAT-teatrisse tööle näitlejana. Samal ajal oli selline telekanal nagu TV1. Seal me hakkasime siis tegema ühte lastesaadet, mille nimi oli Kilpkon Kipsi ja lastekas. Lihtsalt Kilpkon Kipsi lastekas. Kilpkon Kipsi ja lastekas, just. Toomas oli Kilpkon, mina olin
eetrikala. Et see oli selline nagu muhe tegelane, kes istuski kogu aeg nagu teleka kasti sees, siis olid telekad veel kastid. Selles mõttes, et nad olid natukene suuremad, et seal nagu sai olla nagu kast, et nad olid siis, ei olnud sellised liistakad, mida nüüd seina peale saab panna. Ja siis see kala ujus nagu eetrilainetes ja rääkis siis läbi selle ekraani avause siis kilpkun kipsiga juttu ja neil käisid külalised ja siis nad käisid ka ise külas aeg-ajalt, nii et olid sellised täitsa ägedad saated ja seda me tegime ikkagi päris tükk aega. Kas 3 või 4 hooaega? Jah. Kuniks TV1 kui eratelekanal lõpetas oma tegevuse pankrotiga, aga mitte meie pärast, aga võib-olla ka meie pärast. Meie pärast. Sest meie palusime, et lastesaate vahele ärge palun näidake reklaame. Ja kujutad ette, nad kuulasid meid. Ja nad olid sellega nõus. Minu meelest see on üliäge. Et jah, et meil vist isegi on õnnestunud Kanal 2, kui näidati meie saateid, siis neid ega kuidagi niimoodi jutule saada, et nad meie saate vahele ei näidanud või et siis me valmistasime ette spetsiaalse koha saates, kuhu sa võid selle reklaami nagu panna. Et ei oleks nii, et on piip ja tuut ja siis järsku tuleb Rimi või keegi kuskilt hüppab sisse ja hambapasta. Oleks hambapasta, oleks veel hea, aga on igast muud ka. Aga minu meelest see ongi hästi huvitav, sest et varem oli niimoodi, et kui tuli reklaami koht, siis oli eraldi nii, et ta ei rikkunud nagu filmi nii hullusti ära, sellepärast sa said aru, kõigepealt tuli mingi selline kõll, mis ütles, et nüüd tulevad reklaamid. Ehk siis selles mõttes sul oli ettevalmistus, mitte ei ole nii, et sa vaatad filmi ja järsku hakkab keegi hambaid pesema ja hakkab rääkima täitsa teises keeles. Ja ta on uus tegelane. Täiesti uus tegelane, keda pole olnud, on ju, ja siis sa saad, ai, see on reklaam praegu. Et jah, et me oleme Toomasega tegelikult päris palju arutelnud seda, et huvitav, et kas need, kes oma reklaami müüvad, et kas nad ei tea, et inimesed hakkavad neid vihkama, et sa tahaksid lihtsalt filmi vaadata, aga kui aeg tuleb sisse, ma arvan, et sa tead, millest ja kindlasti tean. Aga milline siis näeb välja teie tavaline tööpäev? Kui teil on etendusi päevas ja kui palju siis teil tavaliselt päevas etendusi võib olla? No tavaliselt ütleme, et kui on, siis ikkagi enamjaolt on ikkagi 1 etendus päevas, välja arvatud detsembrikuu. No mõnikord on ka 2 etendust, aga välja arvatud detsembrikuu, kus on need 2 etendust peaaegu iga päev. Aga see on lihtsalt selline aeg, midagi ei ole teha. Õnneks aina rohkem ettevõtteid ja koole ja muid etenduste tellijaid on aru saanud, et ei ole mõtet kembelda nende väheste nädalavahetuste pärast, mis detsembris on. Et tasub tegelikult ka eriti täiskasvanutel, suurtel ettevõtetel oma peod ja tellimised juba novembris ära teha. Soomlased kutsuvad seda pikku jouluks ehk siis nagu eeljõuluks. Ja niimoodi ongi, Soomes on see juba väga juurdunud, et suuremad ettevõtted teevad oma täiskasvanute peod novembris ära. Nii et detsember jääb ainult siis laste ja koolide ja lasteaedade pidude jaoks. Aga me oleme niisugust asja kuulnud, et see, et Eesti ettevõtted võtavad üldse ette ja teevad peredele jõulupeod, et see on midagi väga erilist. Et näiteks Inglismaal niisugust asja ei ole, et on võib-olla mõni üksik, kes arvab, et ta peaks siis, ütleme, et kui on pidu, siis tehakse ainult suurtele, et need pered nagu ainult kollektiivi oma inimestele, aga pered on nagu täitsa nagu kõrvalseisev siis ütleme üksus, et nad ei ole seotud sellega. Aga lihtsalt sellepärast, et selle peale raha ei kulutata. Ja, aga peab tunnustama Eesti ettevõtjaid, et nad arvavad, et pere on väga oluline, et see inimene ilma pereta ilmselt püsti ei püsiks, kes nende juures töötab ja seetõttu väärtustatakse perekondi. Aga kui vastata küsimusele, kuidas päev algab? Siis see etenduse päev algab väga lihtsalt. Tõuseme ülesse, peseme hambad nagu tavaliselt. Meil on, ma pean ütlema, et nendest paarisajast etendusest, mis meil aastas on, võib-olla mitte üle, aga võib-olla natukene üle poole toimuvad päeva ajal. Ehk siis kas hommikuti või päeva ajal. Nädalavahetustel me mängime tavaliselt kell 12 endal teatris, Piipetuut teatris Toompeal. Või kui mõni kool või lasteaed kutsub külla, siis me mängime veel varem argipäeviti.
ja õhtused etendused, need on märksa harvemad, ehk siis need on siis see teine pool või natuke vähem kui pool on õhtused etendused, kas siis meil endal koduteatris või siis teistes teatrites või rahvamajades üle Eesti. Jah, aga üldjuhul ikkagi kutsutakse nagu päevaseks ajaks esinema. Ja meie oma teatrimajas ongi ainult paar lavastust, mida me siis mängime õhtusel kellaajal ja lihtsalt sellepärast, et anda märku, et see ei ole väikesele vaatajale. Et see on hoopis seekord mõeldud suurele vaatajale, näiteks nagu Piip ja Tuut Hamlet, mis ongi Hamlet ja mis on 2,5 tundi pikk ja siis algab kell 7 õhtul või kell 6. Me oleme teinud kell 6, et inimene saaks viisakal ajal koju veel. Kuhu võib ka peredega tulla, aga siis natuke suuremate lastega lihtsalt. Suuremate lastega, jah. Et eriti soovitatav oleks, et kui sa seda Hamleti lugu nagu natuke tead, siis Piibu Tuudu ettekandes on teda natuke mõnusam jälgida, et siis sa saad aru, et ahaa, nemad tegid seda nii. Ja siis on teine lavastus, mida me mängime õhtuti, tavaliselt on Piip ja Tuut pimedas ja teki all, kus siis Piip ja Tuut on võtnud selle delikaatse teema käsitlemise nagu enda kätte aga sellega on ka tore, aga seda me päevasel ajal ei mängi ja koolidele ja koolikollektiividele me seda ka ei mängi, sest meie arvame, et seda tuleb vaatama tulla koos ema, isaga või mõne täiskasvanud siis kaaslaska või saatjaga. Ideaalis perega, just. Okay. Veel rääkides sellest, milline see päev on, tihtipeale, kui me ei mängi oma koduteatris, kodulaval, siis me peame välja sõitma. Ja mõnikord see väljasõit võtabki selle poole päeva ära, näiteks kui me läheme Võrru esinema või Valgasse või isegi kui lähed Tartusse esinema, rääkimata mõnest muust veel kaugemast kohast. Ja siis sa sõidad sinna 2-3 tunnikest, sa sõidad tagasi 2-3 tunnikest ja sul ongi juba peaaegu pool päeva läinud ja siis on seal see tunniajane etendus, jah, väikene ettevalmistus ka ja seetõttu on ka Piibul Tuudul on 2 lavastust, millega me siis saame käia peaaegu igal pool. Jah, aga jah, nii nagu on, et teeme siis oma etenduse päeval ära, jõuame õhtul koju, lükkame selja sirgeks pärast pikka sõitu ja see päev ongi tegelikult läbi. Ja siis lisaks etenduste mängimisele midagi ei ole teha, on ka veel see kontoritöö, ehk sa pead ju need tellimused vastu võtma või siis piletid müüki panema ja kuulutama neid ja veel kirjavahetus ja kirjadele vastama ja kes kutsub sind kuhugi kaugemale või mõni välismaa festival kutsub sind esinema. Et see kirjatöö ehk see kontoritöö võtab ka veel omamoodi aja sellest päevast ära. Jah, aga peab ütlema, et etendust teha on ikkagi palju toredam, kui arvutis kirjadele vastata. Aga kui me kirjadele ei vasta, siis ei tule ka etendusi, nii et see on niisugune valikute küsimus, jah. Aga kas teil on mingeid naljakaid või meeldejäävaid lugusid seoses etendustega, et kus te olete teinud või mingeid selliseid? Ma arvan, et üks päris hea lugu on, ma olen seda küll rääkinud, aga mitte teile veel. Me käisime Anija mõisa, siis Anija mõisa Ait on selle koha nimi. Siis ta veel ei olnud renoveeritud. Jah, et siis ta oligi niisugune, nagu nad proovisid sellised nagu rustikaalne, natuke niisugune vana krohvitud ja lubjatud valged seinad ja see põrandalaud oli selline natukene vildakas seal ja siis ühte serva kohe välisukse kõrvale oli tehtud selline natuke kõrgendik nagu lava ja siis sinna toodi pinke ja toole sisse ja nad tahtsid lihtsalt proovida, et näha, et kui nad nagu sinna etenduse sisse toovad, et kuidas see siis toimib. Ja Piip ja Tuut siis läksid sinna mängima lavastust, mille nimi on Piip ja Tuut püstijala komöödias Loomad. Ja väga-väga palju rahvast tuli kokku, mis oli imetore. Ja me ka sättisime endal kõik seal 2 prožektorit, panime ka nagu lava poole, sest et nendel olid ainult mingid pisikesed lampikesed laes, mis nagu, et me oleks jäänud nagu üsna pimedasse. Ja hakkame ilusasti etendusega peale, kõik publik on sisse tulnud, uksed pannakse siis kinni ja alustame ilusti, ütleme kõik tere ja juba saame oma looga käima, kui järsku lendab sellesse valgusvihku üks must liblikas. Just nimelt musta värvi. Üleni must liblikas ja mitte väike, vaid ikka korralik liblikas. Ja siis ta tuleb ja lendab seal Piibu Tuudu pea kohal niimoodi ja laperdab seal selles valguses, selles prožektori valguses, seal valge seina taustal. Noh, ja te ju võite mõelda, mis need lapsed seal saalis siis tegid, ega siis keegi enam etendust ei vaadanud.
kõik olid nagu ära pööratud niimoodi ja lihtsalt jälgisid liblikat ja muudkui näitasid näpuga, näe, seal ta läheb. Siis me natuke aega veel vaatasime, mõtlesime, et hea küll, et meil ei ole mõtet selle etendusega praegu üldse edasi minna. Sellepärast, et mitte keegi ei vaata, kõik vaatavad liblikat. Ja siis väike kokkuleppe omavahel, et teeme siis nii, et katsume sellest liblikast siin laval lahti saada. Vaatasime üksteisele otsa ja siis Tuut hakkas lava peal niimoodi liblikat niimoodi lehvitama ja ajama ukse suunas ja mina läksin kohe lava kõrval hästi suured uksed, tegin selle ukse lahti ja sealt väljast paistis päikesevalgus. See oli, ma mõtlesin, et see on meie pääsetee, et kui ta seda valgust näeb, et siis sinna suunda see liblikas lendab. Ja lendaski. Saime liblikast lahti. Uks kiiresti Ukse panime kinni. Rahvas plaksutas. Vau, et selline dresseeritud liblikas oli praegu, läks ära. Hakkame mängima. Ja jälle see must liblikas platsis. Aga me ei tea, kas see oli see sama või see oli teine liblikas. Ma ei tea. Igatahes oli nii, et lõppkokkuvõttes oli jälle, mõtlesin, et ohoh, ja küll, siis me enam pikalt ei mõelnud, ütlesime, liblikast on vaja lahti saada, muidu lapsed ei vaata. Või üldse väga keeruline on keskenduda, kui sul on must liblikas lendab niimoodi. Ja tegin jälle ukse lahti, Tuut jälle lava pealt niimoodi lehvitas natuke, ajas teda ukse suunas ja saime liblikast lahti. Ja niimoodi tuli see liblikas tagasi 5 korda. Ma ei tea, kas ta tuli, äkki see oli järgmine liblikas, ma ei tea. Igatahes lõpuks oli niimoodi juba, et hakkad juba minema edasi etendusega ja jälle siin see liblikas on. See liblika välja ajamine. See oli juba täitsa proff. Me olime nii vilunud juba. Ja, mina läksin välja, tegin ukse lahti ja näitasin liblikale niimoodi. Ja liblikast lendas kohe välja. Et selles mõttes jah. Ja sellele järgnes maruline aplaus. Jah, sest et nad ju kõik elasid kaasa sellele, kuidas meie dresseerime liblikat. Ja ja siis rohkem liblikat ei tulnud. Saime etenduse lõpuni mängida. Ja, aga fakt on see, et publikule kindlasti jäi see etendus väga hästi meelde. Meile ka. Ka meile jäi meelde. Seda me ikka räägime. Näitlejatel on selline ütlemine, et lase sa väikene laps või koer või loom lavale, keegi sind enam ei vaata, kõik vaatavad seda väikest last või seda looma. Ja nüüd selle väikse lapse koha pealt me jõuamegi tegelikult ju klounini välja. Et väikest last on ju alati huvitav vaadata. Ja lihtsalt sellepärast, et ta ei mõtle liiga pikalt ette, mis ta tegema hakkab või ta ei püüa midagi põhjendada, mida ta teeb. Ja tema käitumine on ettearvamatu. Just. Ta on natukene naiivne, sellepärast, et ta ei tea kõiki neid asju, mida suureks kasvanud inimene juba maailmas teab. Alates olmelugudest, kuidas käituda või üldse kuidas mõtelda elu üle järele. Ei nad mõtle üle järele, nemad ei mõtle. See puhtus ja ausus, mis tema sees on, ega väike laps ju ei valeta ka, tal ei ole põhjust valetada, sest ta ei planeeri midagi ette, mille puhul peaks midagi valetama. Ja see väikene laps ongi selles mõttes klounile väga hea eeskuju ja ta on ka võrdkuju, ehk kui kloun suudab luua sellise oleku endas lava peal, et ta ei tea, mis järgmisena tuleb, et ta on natukene naiivne heas mõttes, et ta ei tea päris hästi, kuidas asjad maailmas siin käivad. Ja ta on hästi aus olukorras, nii nagu väike lapski on, et tal ei ole seda niisugust salakavalat pilku kuskil või muidugi mingis vanuses see võib juba tulla, kui tal õpib midagi lisaks, aga. Ja kui kloun suudab selle olukorra luua, siis ta ongi samal hetkel loonud olukorra, mis on hästi ehe. Ja kui publik sellist ehedat olukorda näeb, siis see mõjub hästi värskena ja hästi päris, kuigi meil näitlejatena on kõik ette valmistatud. Kõik trikid selgeks õpitud, kõik sketšid välja mõeldud, kõik stseenid valmis treitud, ainult me peame neid esitama niimoodi, nagu nad sünniksid koha peal just praegu. Me peame ennast viima sellesse staadiumisse, nagu see väike laps on. Ja Kopenhaagenis teatrikoolis olles oli meil ühine hoov, siis ütleme niimoodi, et kui me sellest koolist välja astusime, siis kohe siin meie maja ees oli ühe lasteaia hoov. Nii et siis, kui oli meil see klouni õppe, siis iga kord õpetaja Ole Brekke
ütles, et ja nüüd kõik söömised ja kõik asjad teete õues ja minge õue ja lihtsalt vaadake neid. Ja minge vaadake neid lapsi, et kuidas nad tegutsevad, et noh, et see on nagu parim õppetund on klounile jah, kui sa jälgid nagu seda väikest last, kes tegutseb, aga ei juurdle liiga palju elu üle. Ja tal ei ole seda elamise taaka veel kukile kuhjunud, et ta lihtsalt tegutseb. Aga teil on kindlasti palju näidandeid etendusi et kas teil on oma lemmikut mida te hea meelega teeksite mitu korda? Me teemegi kõiki etendusi mitu korda. Meil on hetkel tosina jagu erinevat lavastust, mis meil on repertuaaris, mida me saame mängida, aga mida me arvatavasti teeme ja jaksame vist teha elu lõpuni või lavaelu lõpuni on Piipetuut kontserdil, kus Piipetuut mängivad 2 koristajat ja nad ilmuvad publiku ette täitsa juhuslikult ja avastavad, et seal on inimesed ja siis nad tahavad ka hakata seda kontserdi vaatama, mida inimesed on tulnud vaatama, aga siis selgub, et see kontsert mingil põhjusel viibib ja juhuslikult nad satuvad ise lavale ja kasutavad hetke ära, kuna publik on saalis, et nad saavad siis oma oskusi erinevaid, mis neil on, mõned laulud, mõned trikid, mõni väike akrobaatika, seda publikule esitada. Ja kui nad lõpuks on lõpetanud, siis nad on õnnelikud, et see kontsert nii palju hilines, tervelt tund aega ja nad tänavad publikut vaatamise eest ja paluvad publikul mitte kuhugi minna, sest kohe peaks siin see kontsert ju hakkama. Jah, ja seda me tõesti oleme teinud, et see on nagu meie, ütleme siis Piipetuudu sündimise lugu tegelikult, et siis kui me olime piisavalt palju käinud juba erinevatel sündmustel või meid oli kutsutud tegelikult. Ehk siis päris algus ju sai siis, kui Toomase koolivend kutsus oma lapse sünnipäevale. Ja ega ta siis veel Piipetuutu teadnud kutsuda, sest neid ei olnudki veel siis olemas. Ja helistas Toomasele ja ütles, et kuule, et mul on tütrel sünnipäev, et tulge ja tehke midagi. Kas äkki Kipsi ja Kala saaksid tulla sealt laste saatest? Ja siis me saime aru, et vaata nende tegelastega on äärmiselt keeruline nagu tulla ekraani eest välja, sellepärast, et Kilpkon Kipsi oli selline vahtkummist tegelane, tal oli selline suur kips oli vahtkummist ja siis tal oli suke vahtkummist pea, ehk siis see inimene või ütleme siis inimene kadus nagu sinna sisse ära ja Kala jälle omakorda oli lihtsalt käpiknukk. Et noh, sellega nagu muidugi saab, praegu ma mõtlen võib-olla, et oleks saanud küll suhelda lastega ja kuidagi, aga ikka ma oleksin nagu seal järel lohisenud kogu aeg, see Haide oleks ka kogu aeg kohal olnud. Ja siis me hakkasimegi mõtlema, et meil on Taani koolist olemas kostüümid, ninad, isegi jalanõud olid olemas, otsisime need välja, sättisime ennast valmis ja otsustasime, et me läheme klounidena. Ja ma ei mäleta, kas me tookord olime Piipetuut või olime me siis veel Paprika ja Tomato või me üldse nimede peale nii väga ei mõelnud. Jah, vististi mitte. Et jah. Ja sealt hakkas siis vaikselt see lumepall veerema. Et jälle kutsuti ühte kohta, teise kohta ja lõpuks avasime kõiki Selvereid mööda Eestit, ikka jälle kutsuti Piipetuut ka kohale siis, kui oli vaja, nii et oli Selveri Tibu ja Piipetuut. Ja siis juba olid igasugused laadad ja suvesündmused ja nii et kui me lõpuks olime nii palju esinenud, et me saime aru, et meil on neid igasugu väikeseid numbrikesi tekkinud nii palju, et kui me need kõik kuidagi rivisse paneme, siis me saame juba peaaegu tunniajase etenduse. Ja seda me siis tegimegi ja nõnda sündiski siis meie lavastus Piipetuut kontserdil. Ja sellega oleme me ikkagi pool ilma läbi rännanud ka. Aasias ja Ameerikas ja Lähis-Idas ja Euroopast rääkimata. Just. Aga et kas on midagi, mis on eriliselt kallis? Mulle väga meeldib meie viimane lavastus, mis meil välja tuli. Mulle juba meeldib seda väga mängida. Tegelikult need, mis meil on repertuaari jäänud, need 12-13 etendust, et need ongi need, mida meil meeldib mängida, mida meil ei meeldi mängida. Need meil ei mängi. Nendest ongi nagu isu täis saanud, nad on mingisuguse aja ära elanud ja siis on nad oma aktuaalsus ära kaotanud ja sest me oleme vististi kokku pannud ligi 40
natuke alla 40 erineva lavastust. lavastuse, jah. Mõned ongi ainult hästi lühiajalised on. Näiteks siin paar suve tagasi me mängisime Kääpal suvelavastust, Kalevipoja vägiteod ehk Mis sa sööd, et sa nii tugev oled. Ja see oligi ainult selle ühe kohaga seotud. See toimus õues, seda sai suvel mängida, 2 suvel mängisime. Ja selliseid suvelavastusi on erinevates kohtades veel olnud. Munamäel oleme mänginud Doktor Kreutzwald ja Must kunst, mis oli väga äge kogemus. Korraks tõime ta isegi teatrimajja sisse jõulude ajal, aga jällegi, vaata, me oleme hästi pisikene teater, siis väga-väga suured projektid ei ela meiega väga pikka aega, sellepärast, et meil on endal väga väike teatrimaja ja see tähendaks meie jaoks sellist, ütleme, topeltkoormust, et kuhugi mujale mängima minna ja suuremasse saali, jah. Et ühtlasi sa pead müüma rohkem pileteid, suutma müüa rohkem pileteid, aga meie seltskond on endiselt sama väike. Et siis ongi nii, et ju see elu kuidagi teeb oma korrektuurid etenduste valiku suhtes, et aga jah, need etendused, mis on jäänud mängukaua, need ongi kõik armsad. Väga meeldib piibutuuduna lavale minna küll, peab ütlema, et teistpidi ei kujutagi väga ette. Aga ütleme nii, et 25 aastat on juba tehtud ka. Aga ma kuulsin, et te olete välismaal ka kindlasti nii-öelda etendusi teinud, et mis on mingid lemmikkohad? Väga meeldis Koreas. Käisime kohe mitu korda. Õigemini mitte me ise ei läinud, eks meid sinna kutsuti. Aga üldjuhul see saab kuidagi alguse niimoodi, et me oleme kusagil festivalil olnud, kus keegi on näinud ja sealt on tekkinud mõte ja on meid kutsutud. Ja see ongi see sama lavastus Piipetuud kontserdil, mida siis põhimõtteliselt, millel ei ole nagu keelebarjääri, et me ei pea rääkima. Või siis nii palju kui räägime, siis Toomas on väga tubli, õpib alati umbes 7 sõna kohalikus keeles selgeks, kaasa arvatud hiina keeles või korea keeles või prantsuse keeles. Kuigi Pariisis esinesime, siis nad ütlesid, et parem ära ütle, sest keegi ei saa aru. Et mõned sõnad olid ikkagi ei saanud nendest hääldustest. Oli prantsuskeelse hääldusega või õigesti hääldamisega oli kõige rohkem probleeme. Need laulvad hiina ja koreakeelsed sõnad sain kuidagi lihtsama vaevaga selgeks. Aga mulle meeldib kõige rohkem esineda lisaks siis Eestile ja Soomes. Seal me oleme hästi-hästi palju ka esinenud. Ja kuna me saame mängitud soome keeles, siis ei ole ka keelebarjääri meie jaoks ja publiku jaoks ja mulle meeldib seal väga. Ja väga tore oli ka see, et me ikkagi ühe korra täitsa proovisime seda ka, et me panime piletid müüki seal ja saime oma saalikese täis ja mängisime jõululavastust, mida me oleme mänginud oma teatrimajas juba alates 2011. aastast, mille nimi on Piipetuud piparköögis ja me muudkui mängime seda edasi, sest et me mängime teda ju ainult detsembrikuus. Ja siis kui me mängisime Soomes seda, siis ikkagi tuli ette, et on mõned sõnad, mida sa lihtsalt ei tea. Niisugused kulinaaria sõnad või mingid, meie ütleme pott, aga nad ei ütle pott või nad on taignarull ja niisugused asjad on ja siis tekkis nagu selline tore kolmas mõõde, et need inimesed saalist, kuna meie vaatame tavaliselt alati nagu publikule silma, kui me räägime, siis nad hakkasid nagu meid aitama. Me ütlesime ka, et me oleme Eesti klounid, tegelikult me praegu proovime teiega siin soome keeles rääkida, nad olidki väga tänulikud, aga hästi tore see kolmas mõõde tuli, et nemad hakkasid aitama meil seda soome keelt laval rääkida ja vahest ikka tuli niisugused päris humoorikaid seikasid tuli ette seal, sest et ega see sõna siis esimese korraga meelde ei jäänud, et aga abivalmis publik oli. Aga on siis teie töö juures tulnud ka ette mingeid takistusi või raskusi? Takistusi? Peamine raskus või takistus on see, et sa pead iga kord, kui etendus on algamas, sa pead olema valmis seda etendust esitama. Nii vaimselt kui füüsiliselt. Ja see võib-olla ongi see kõige raskem, sest kui sa teed 200 etendust aastas, siis mingil hetkel tekib väsimus või on mingi periood, kus on hästi tihedalt, hästi palju on etendusi.
siis tekib mingi väsimus, aga publikut ju see ei huvita, et sul on väsinud näitleja laval. Siis sa pead sellest üle saama ja olema ikkagi nende jaoks sama värske ja hea ja osav seal lava peal. Et see on mõnikord see raske hetk, et sa pead ennast nagu ületama, sa pead ennast viima ikkagi sellesse mängu konsistentsi, et sa oled valmis lavale astuma, mitte sinna munema minema. Et võib-olla jah see, et meil on nii pisikene teater, et me teeme kõiki asju ise. Et see ehk võib-olla kulutab meid natukene rohkem. Et mulle tundub, et võib-olla suures teatris on ikkagi selle võrra on näitlejal nagu lihtsam, et ta saabki mõelda ainult oma rolli peale ja kõige muuga tegelevad kõik teised. Aga meie teatris on nii, et ka kõige muuga tegeleme meie ise. Siiski meil on mõned inimesed, keda me oleme ära kodustanud või kes on õppinud nagu meiega koos toimetama, et meil valguskunstnik käib abiks, aga ta ei ole meil palgal. Ja siis on meil oma maja mees Marek Demjanov, kes siis teeb ka kõiki asju, mida on vaja. Täna tegi valgust ja siis kui on vaja, läheb kööki, teeb pannkooki, aitab teha ja sest et meie teatrimajas on ju niisugune komme, et iga kord, kui on etendus, siis võetakse teatri publikus istuvate inimeste käest pannkoogi tellimus ennem etendust. Siis hakkab etendus ja samal ajal tehakse pannkooke ja siis, kes soovivad, saavad süüa pannkooke peale etendust. Jah, et nii, et see meid ütleme nii, et see meid kulutab, et me kõike ise teeme, aga eks ei ole meie enda valitud tee. Et võiks ju uksed kinni panna selles mõttes, et teatrimaja uksed ja siis ollagi lihtsalt näitleja. Aga kuhu see inimene meid siis vaatama tuleb? Meile väga meeldib see, et meil on oma teatrimaja olemas. Aga mis teile annab siis nii-öelda motivatsiooni mitte allaandmiseks ja vaid jätkamiseks just? Kõigepealt vast ehk see rõõm, mis vaataja ette astumine annab, ehk see tagasiside, mis me vaataja käest saame, see pakub väga palju. See annab seda hoogu ja kui ühel päeval vaataja seda enam meile ei paku, ega siis me arvatavasti peamegi pillid kokku pakkima. Ja teine asi, mille me saime teatrikoolist, on see teadmine, miks me üldse näitlejad oleme. Et miks on näitlejat vaja? Miks on teatrit üldse vaja? Et iga etendusel on oma ülesanne ja see peamine ülesanne on see, et kui publik pärast etendust läheb teatrisaalist välja, siis ta läheb parema inimesena, rõõmsama inimesena, õnnelikuma inimesena ära, kui ta tuli etendusele. Kui me suudame oma etendusega publiku elu natukenegi paremaks teha, võib-olla ainult selle etenduse ajal nende meele rõõmsamaks teha. Siis me oleme oma ülesande täitnud. Oleme oma ülesande täitnud. Jah, eks see on jah. Et ja ma ütlen, et ega see näitleja sinna lavale ju sellepärast ei roni, et see publik talle ei meeldi, ta ikka läheb sellepärast, et ta armastab publikut, et ta armastab seda vaatajat, kes tal saalis on ja väga-väga loodab, et nad ikkagi armastavad teda tagasi ka, sest et muidu oleks väga raske seda tööd teha. Okay. Aga mis on teie siis tulevikusoovid, ja kui kaua te plaanite või arvate, et te veel tegelete näitlemisega? Ma arvan, et nii kaua kui püsti püsime. Et ma arvan, et ega... Nii kaua kui publik saali tuleb. Just, et nii kaua kui tullakse, nii kaua meie mängime. Et ise küsimus on, et kui kaua seda piiputuutu vaadata tahetakse, aga tundub, et me oleme juba umbes 3 põlvkonda lapsi niimoodi enam-vähem suureks jõudnud kasvatada või meiega koos on nad kasvanud. Ja on juba tulnud ka oma lastega tagasi meie juurde, ja see on meile ikkagi suurim tänu. Mis on veidikene hirmu äratav, sest sa korraga näed mingisugust aega nagu ühte hetke kokku pakituna. Et kui ükskord mäletan nii hästi, kuidas üks vanaema tuli oma lapselapsega ja ütles, tulge teeme nüüd piibutuuduga pildi. Et siis, kui sinu
ütleb selle oma lapselapsele, siis kui sinu emme oli sama vana kui sina, me tegime temaga siin pildi. jah, nojah, ja kui sa mõtled, et me oleme 25 aastat olnud, siis on see täiesti võimalik, et need lapsed jõuavad juba ringiga teatrisse, kelle emmed ja issid on meid teavad või on nagu käinud vaatamas või näinud, et. jah. Aga kui pikalt ja kaua me ise vastu peame, seda ei tea. Seda ei tea, jah. Eks ühel päeval on viimane etendus, aga milline see päev on, ma ei tea. jah, aga minu meelest on vanad klounid väga nunnud. Kindlasti on. ma tahaks loota, et vanad klounid on ka väga nunnud. Me lihtsalt peame jaksama veel liikuda ja sinna lavale ronida, eks ole, et seda. Meist võivad saada ju ka podcasti klounid ehk siis raadioklounid. No just, et kui enam ei jaksa liikuda või? Kes veeretavad ennast ratastooliga mikrofoni ette ja siis hakkavad seal vigurdama. Aga minul on väikene salasoov, et kõige viimaseks lavastuseks me suudame lavale tuua sellise loo, kus tegelikult nagu lugu ei olegi, kus on kaks klouni ehk siis Piip ja Tuut ilmuvad lavale ja nad on saavutanud täpselt sellise staadiumi, nii nagu me varem siin rääkisime, nii nagu need väikesed lapsed on, kes on just kõndima õppinud ja kelle maailm on puhas, ühegi mineviku ja tuleviku mõtteta, kes elavad hetkes, keda meil on täna nii huvitav vaadata neid väikseid lapsi, et kuidas me suudaksime ennast viia sellisesse seisundisse, et meid oleks ka huvitav vaadata, ilma et me mitte midagi lava peal teeksime. Õigemini me teeme midagi, aga me ei tea, mida me seal tegema hakkame. Ja siis meil oleksid niisugused nagu sipukate moodi kostüümid seljas. Ja võib-olla isegi mähkmed oleksid jalas. Mine tea, võib-olla on vaja juba siis. Ja siis me niimoodi tuterdaksime seal lava peal ja kõigil oleks nii huvitav vaadata ja me ei tea, mis me teeme. Ja, aga kõige tähtsam on see, et ikkagi jääb selline helge tunne peab jääma. Ja lõpuks peab helge tunne jääma, jah. Ja siis sa võid püksi ka pissida. Jah, sa võid seda teha, kui sa tahad, aga pääsed sa mähkmed selle kinni kõik võtavad, on ju. Et vaat, kus me nüüd siis välja jõudsime. Ja siis tuleb administraator ja võtab sind kaenlasse lava pealt ära ja et lähme vahetame need märjad mähkud ära. Ja siis etendus lõppeb. Või tuleb vaheaeg ja ta tuuakse kuivade mähkudega tagasi ja jälle tuterdavad. Näis. No see oleks lahe, kui me suudaksime. Ma tean, et see on midagi müstilist, et täiskasvanud inimene ei saa sellisesse staadiumisse, aga kui väga palju mediteerida või midagi väga palju teha, siis äkki on natukene võimalik. No kui sa millegi poole püüdled, siis ikka on võimalik. 30 sekundiks saavutada selline staadium, seisund, see oleks lahe. Okei. Aga mis nõud annaksid siis inimestele, kes sooviksid või nii-öelda noortele inimestele, kes siis sooviksid saada näitlejateks näiteks? Mingi teatrikooli. Mingi teatrikooli. Ja arvestage sellega, et see teatrikool või need 2 teatrikooli, mis praegu on Eestis, ei ole ainukesed maailmas. Jah, et elu ei ole kohe läbi, kui sinna kooli sisse ei saa, sest fakt on see, et kõik ei saa. Ja te ei saa sinna kooli sisse mitte sellepärast, et te oleksite kehvemad kui teised. Vaid lihtsalt sellepärast, et täna on selline päev ja täna on komisjonis sellised inimesed. Ja mina olen sellises hetke olukorras, nagu ma praegu olen, kui ma sinna lava peale lähen. Kas võib-olla närv ei pidanud vastu või midagi muud oli või et sellest üldse ei loe. Et see ei tähenda, et ma peaksin kehv olema, kui ma sinna sisse ei saa. Üldsegi mitte. Ja ega siis südant ei saa murda, kui see teatrile kuulub, ju siis sinna on vaja pürgida. Et teame mõnesid noori inimesi küll, kes täpselt niiviisi mõtlevad ja et seal teatris on midagi müstilist, mis nii hirmsasti tõmbab enda poole ja võib-olla see on see, et sa saad rääkida võõraid lugusid ja sa ei pea enda lugu rääkima.
jaa, aga kas teil on tööväliselt mingeid hobisid või millega teile meeldib tegeleda, kui aega jääb? ja just nimelt see ongi see huvitav lugu, et ega nüüd väga palju ju ei jõuagi sealt kõrvalt teha, aga niimoodi jõudumööda ma võin rääkida, mida ma teeksin, kui mul jaksu oleks veel. Et siis võib-olla mulle meeldiks näiteks nokitseda vanade mööbliesemete kallal, neid kauniks muuta, võib-olla teha nendest midagi uut. Võib-olla mulle restaureerida näiteks ja siis mulle kindlasti meeldiks. Mida sa oled teinud? Olen teinud ja sellepärast ma tean, et see mulle meeldib. Siis mulle meeldiks võib-olla joonistada natukene rohkem. Siis ma tahaksin käia kuskil kooris laulmas. Selle unistuse ma vist teen isegi teoks tuleva sügisel ja panin ennast kirja ja nüüd ootan raamatut, et saaks minna laulupeole jälle. Pole ammu käinud, olen käinud laulupeol küll iga kord, aga olen olnud publikus, seekord tahaks minna ka kaare alla. Toomas? No jah. No mulle meeldib väga kalligraafia, aga ma tean, kuna ma ei ole sellega juba mitu aastakümmet saanud hästi tegeleda, siis ma tean, et see käsi on ja see sulg on väga konarlikult mööda paberit liikuv. Aga kas sellega ei ole nagu ujumisega, et kui on nagu kord selge, et küll ta siis on kuskil ikkagi olemas? No tunnetus jääb alles, aga nüüd lihtsalt see tehnika ei ole enam nii sujuv ja ilus ja hea. See nõuab natukene aega, ehk siis ja vaat kui seda aega oleks, siis ma sellega natuke saaksin nokitseda. Ise küsimus, kas ma enam saavutan mingit sellist küll sa saavutad sellist taset, et ma taset, millega sa ise rahul oled. Et ma selle pildi oleksin nõus endale ka seina peale panema, seda ma ei tea. Aga teine asi, mis mulle meeldiks teha, mulle meeldiks üks kuur valmis ehitada, sest ma arvan, et ma äkki oskan seda, aga mul pole kunagi selleks mahti olnud. No teeme ära. Suur aitäh toetuse eest. Jah, teeme ära. Ehitame kuuri. Ja ma hakkan seal sees siis renoveerima ja restaureerima mööblit ja tegema korda. Et midagi oma kätega teha. Ma mäletan nii hästi, kui minu vanaonu oli puussepp. Ja kui meie perre sündisid esimesed lapsed, siis ta tegi meie lastele pisikesed pingid. Need olid lapse kõrgused pingid. Lapse järid tegelikult. Hästi ilusad. Mille peal siis laps saab istua endale siis kummikud jalga panna või talve saab need olidki panna. Meil esikus niimoodi ootasid seal, et siis kui oli vaja tagumikku toetada, siis ja kui ta need kaks ilusat pisikest järi meile üle andis, siis esiteks olid nad hästi praktilised, neid läkski lastel vaja. Aga teine asi, mida ma tundsin, on see, et näed sa, et on loonud midagi oma kätega, millel on nähtav ja praktiline väärtus, pluss et nad on ilusad, ehk ta on suutnud midagi luua, mis on ilus ja vajalik. Ja siis ma ütlesin, et no näed sa, aga meie amet, teeme oma etenduse ära, sellest ei jää mitte midagi järele. Ja siis mu vanatädi ütles, Toomas, kuidas nii? No sa mõtle vaid. Ja siis ta rääkis ühe loo oma lapsepõlvest, kui tema oli noor tüdruk ja ta läks Pärnusse kuursaali tantsupeole. See oli kusagil suve hakkul. Jah, 30. aastate lõpus. Ja seal oli tantsuorkester, mida juhatas Raimond Valgre. Ja loomulikult mängis ta ise ka selles orkestris akordionit. Ja siis noore tüdrukuna, kui ta seal seina ääres seisis ja kohe pidi tantsumuusika peale hakkama ja ta mäletab nii hästi, kui see Raimond Valgre seal orkestri ees keeras siis näoga publiku poole, võttis akordioni sülle ja kui ta siis seal akordioni lõõtsa lahti tõmbas, et esimest lugu mängima hakata, esimest takti, siis see lõõts läks nii pikaks, et kogu see orkester jäi sinna selle akordioni lõõtsa taha peitu. Ja ta mäletab seda nii selgelt. Ja kui siis see esimene takt tuli ja see muusika hakkas mängima
ja siis kõik läksid tantsule ja ka teda kutsuti tantsima. Et aga kõige rohkem on tal just meeles see, et see hoovõtt selle esimese takti tegemiseks ja ta ütles, et kas sa tead, Toomas, mis teist järele jääb, kui teie esinete? Mälestus. Nii nagu temale jäi tollest ühest tantsuõhtust suvises seal Pärnu kuursaalis mälestus, mida ta siiamaani endaga kaasas kannab. Väga ere mälestus, milles on väga tugev emotsioon. Ja et kui teie suudate oma etendusi nii teha, et te suudate kellelegi pakkuda emotsioone, mis salvestuvad ja ladestuvad mälestusteks, siis te teete väga suuri asju. Ja see on ka mõtlema pannud, et alati kui me lavale astume, et me ei saa niisama üle jala oma etendust teha, me peame tegema iga kord nii hästi kui võimalik, et see jõuaks publikuni, et see suudaks natukene mõnda ja kedagi neist puudutada. Aga selline huvitav küsimus, et kui te ei tegeleks näitlemisega, siis millega te tegeleksite? Oi, ma ei tea. Ma arvan, võib-olla ma oleks teenindaja kuskil, sest mulle suhelda väga meeldib inimestega. Ma saaksin hakkama küll, kuskil leti taga saaksin ka hakkama, aga teate, ega ma ei oskagi ütelda. Sest ma kunagi õppisin, vaata siis, kui on gümnaasiumi osas on see, et sa saad endale nagu mingi ameti kõrvale sinna veel õppida, vähemalt meie koolis oli tookord, et siis oli, kas oli pedagoogika või seal olid veel ja siis ma õppisin seda pedagoogikat, nii et ma põhimõtteliselt võiksin olla kas siis õpetaja abi lasteaias või et aga tehes ära praktika lasteaias, siis ma sain aru, et minust õpetajat ei saa. et see ei ole minu kutsumus. Mina võib-olla oleksin sattunud. Räägi ära, siis ma ütlen, mis ma arvan, kes sa oleksid. Kunstnikuks. Milliseks ma ei tea, sest et ma joonistada väga hästi ei osanud, aga võib-olla ma oleksin just nimelt läinudki siis selle kas kalligraafia peale, ehk siis graafiliseks kunstnikuks, aga võib-olla ka sisekujundajaks või arhitektiks. Sest et selline mulle meeldib ruumide korrastatus. Jah, ja kompositsioon ka, et need asjad oma kestis, kui midagi on palju, et nad omavahel kokku sobiksid ühte ruumi või ühele pinnale. Võib-olla, aga seda mõtet ma ei jõudnudki tegelikult üldse proovida. Ennem kui ma teatrikooli astusin, ma käisin korraks ajakirjanduse konsultatsioonis Tartu Ülikoolis. Aga kuna tol ajal mul oli nii suur aukartus kirjutamise ees, ometigi mulle väga kirjanikud meeldisid. Aga ma ise julgenud kunagi kirjutada, ma arvasin, et see on, kirjanikud ju kirjutavad, mina ju ei ole kirjanik. Kuidas siis kirjanikuks saadakse, huvitav oleks teada? Jah. Et tegelikult Toomas kirjutab väga hästi. Aga seda siis ma ei teadnud. Siis sa seda ei teadnud. Aga see oli sinus juba olemas. Ma arvan, tänu selle aukartusele oli ta sul veel eriti hästi seal olemas kuskil. Et see oskus oma mõtteid kirja panna ja neid ka teistele kuidagi selgeks ja söödavaks teha. Aga rohkem ei praegu ei oska ette kujutada. Ja ega ma ka ei tea, võib-olla ma oleks ka kuskile kunstisuunda hoopis läinud, sest et mulle väga meeldib nokitseda. Ja sa joonistad ju väga hästi. Aitäh. Ole lahke. Ja laulad veel paremini. No vaat, see oleks laulev joonistaja olnud või midagi sihukest, aga ma ei tea. Et aga jah, et ütleme praegu ka on teatris niimoodi, ütleme, et kui meil on miski lavastus on ja meil on midagi vaja, siis Toomas ütleb, et oot, me peaksime nüüd poodi minema ja vaatama, kas me saame või otsima, kus me saame või võtma kellegagi ühendust. Ja siis mõtlesin, et oota, mida see vaja on? No vaat, meil nüüd on vaja seda püstolit siia. Mõtlesin, no hea küll. Ja siis ma lihtsalt lähen ja teen selle valmis. Ja siis ma võtan ühe torukese, teise torukese, panen kokku, võtan natuke teipi, siis kleebin, liimin ja lõpuks tulen ütlen, tadaa, palun väga, siin ta ongi. Jah, see sobib hästi. Ja siis, et tegelikult on nagu palju asju, et mina hakkan kohe mõtlema, kuidas ma saaksin selle praegu ise valmis teha. Et mitte ilmtingimata ma ei pea ostma valmis asja. Jah, mida tegelikult teinekord teatri tarbeks ei pruugi olemas ollagi. Okei, aga siis viimaseks küsimuseks, et
mis on siis teie nii-öelda soovitused noortele tulevikuks? Kui siht on silme ees, siis minu meelest selle sihi suunas tasub edasi minna, aga kui sa päriselt ei tea, siis vaata üks soovitus on küll, kui vähegi on võimalik, kas või korraks, kas või lühiajaliselt natukene välismaal õppida, siis mina soovitan seda küll väga-väga soojalt. Et see on, see ei ole mitte ainult see õppetund, mis sa siis saad, mida sa seal õppima lähed, vaid see, et sa saad teises riigis elamisega hakkama. Vaata, see on ka juba ikkagi õppetund täitsa omaette ja see, et sa saad mingis teises kultuuris kuidagi olla, toimida, nii nagu meie saime see 2 aastat Kopenhaagenis, armastame kogu südamest Kopenhaagenit ja taanlasi. Kas seda keelt, mida võib-olla mõned nii kauniks ei pea, aga minu meelest on taani keel väga lahe keel. Aga mina arvan, et unistama peab ja loodetavasti kõik noored unistavad millestki ja peab arvestama sellega, et see unistus tegelikult ongi see, mida te tahate. Ehk unistused tulevad teie seest, nad võib-olla saavad mingi tõuke, mingi välise tõuke, kas siis vanematelt või sõpradelt või meediast või kusagilt või raamatutest, aga see tõuge tuleb ja see unistus on. Ja see unistus ei olegi midagi sellist, ta ei ole nagu õhk, vaid unistus ongi tegelikult päriselt teie sees olev asi ja see ongi see, mida te tegelikult tahate. Ja nüüd see tahtmine ongi see, mille poole peabki siis püüdlema, eks. See unistus tuleb teoks teha, selleks on vaja tegutseda. Ja. Väga vähestel inimestel on õnn lotoga võita ja väga vähestele inimestele kukub see unistus ise sülle. Ehk siis tegutsema peab, tegutsema ja ainiti tegutsema. Ja kui tegutsed, siis asjad juhtuvad, siis toimuvad ja siis on võimalik liikuda. Ja need unistused sellel teekonnal, kui te tegutsete, need natukene muutuvad. Ja. Suunad muutuvad, asjad muutuvad selgemaks aga ainult siis, kui tegutsed. Just. Ja veel üks asi on. Talle ei rääkida. Nii. Täna me kunagi ei tea, kes me homme oleme. See pole lihtsalt võimalik. Sa isegi ei tea, mis homne ilm on, kuigi nad sulle ilmateates ütlevad, aga see ei ole 100% kindel. Tänasel päeval ilmateadet sa saad homseks juba enam vähem öelda, aga 3 päeva prognoosi on juba raske seda 3. päeva ennustada. Eks sa ei tea ja selleks ongi unistused. Unistused on need pikaajalised sihid, need pikad kaared, mida me ei tea, mis me homme tahame või mida me teeme, aga unistus ongi see, tänane unistus on minu homne tegu. Ja üks hea, võib-olla lõpetuseks ütelda üks hea näide, et kui Eestis öeldakse ja eesti keeles öeldakse, et näitleja mängib, siis inglise keeles on see sõna acting ehk action ehk tegutsemine. Ehk kui sa tegutsed ja mingis suunas liigud, siis üldjuhul juhtub midagi. Kui sa mitte midagi ei tee, siis ei juhtu ka mitte midagi. Aga aitäh, et te tulite. Väga tore oli. Mina olin Kirsten ja näeme järgmises osas.